Tere õhtust kõigile, kes on kohale tulnud. Alustame siis tänast raamatu webinari. Mul on hea meel, et te olete tulnud ja tunnete huvi raamatu vastu ja raamat tunneb huvi teie vastu. Raamatu sisu on kirjutatud spetsiaalselt inimestele, kes tahavad enda elu paremaks teha. Ja. Mul on siin tulnud üks posu küsimusi ja ma siis alustan võib-olla küsimustele vastamisega. Mis te arvate? Olete valmis? Ma siis loen küsimuse ette ja siis vastan. Okei. Esimene küsimus on siis selline, et kas antud meetodite omandamine on vägagi individuaalne ja toimub erineva kiirusega. Ja nii ongi. See raamat on kirjutatud sellisel viisil, et loe, saa aru ja rakenda. Seal ei ole minu meelest mitte midagi sellist, mis oleks ainult lugemist väärt. Seal on kõik ainult kirjeldused sees. Ja nende kirjelduste järgimine ongi siis selle raamatu tehniline pool või see, mida ma olen tahtnud teiega jagada, et te saaksite sealt selle üle võtta ja siis kasutada seda siis selleks, et teha oma elu ise paremaks. Sest ega kedagi teist ei ole, kes su elu paremaks teeb. Või on? Vahest me mõtleme küll, et tema teeb mu elu kibedaks ja ei teinud seda asja ära, toda asja ära ja karjub mu peale ja nii edasi, et kõik teised on süüdi selles, mis minuga toimub. Tegelikult ei ole. Võib-olla see eriline vaade, aga see vaade põhineb tegelikkusel, sest kõik meie sisemised reaktsioonid nendele sündmustele leiavad ju aset ju sinu enda sees, mitte kusagil mujal. Et kui sa teed selle esimese sammu ära, saad aru, et tegelik probleem on sinus ja mitte kelleski teises, siis järgmine hea küsimus on, aga kuidas ma seda oma sisemust siin muuta saan? Sest ma usun, et vahest tuleb teil peale mingisugune selline tunne ehk emotsioon, et ei viitsi ja ei taha ja elust tüdinend ja võib-olla mingi masendus ja nii edasi. Ja siis sa tahad sellest kuidagi lahti saada. Ja kuidas sa siis lahti saad sellest tavaliselt? No, võib-olla ei saagi lahti, oled pikalt, oled aastaid selle sees. Aga see kõik mõjub ju jube õõnestavalt. Või siis näiteks hakkad midagi muud tegema. Selle tulemusel ei vabane ära sinu sees olev probleem, kompleks, vaid ta taandub ja asendub mingisuguse uue tegevuse kaudu, mingisuguse teistsuguse kogemusega, mis tundub olevat parem. Aga oht jääb alles, eks see taandunud asi võib ühel heal päeval jällegi muutuda aktiivseks, tekitada sulle erinevaid tundmuseid, seisundit või kogemust või emotsioone või tunnet, kuidas me seda ka ei nimetaks ja vastavaid mõtteid ja on jälle kõik mokas. Nii et mina mõtlen praktikuna seda, et hea oleks võtta ja koristada see asi sealt seest ära. Sest siis, kui ta on koristatud, siis seda seal ei ole. Iseenesest mõistetavalt, kui sul on kodus mingisugune selline vana asi, mis sulle ei meeldi ja sa käid päevast päeva sellest mööda, sellel päevas otsustad sellest lahti saada. No võib-olla välja visata või anda kellelegi teisele ja siis vaatad, läks kohe kergemaks. Samamoodi me saame teha ka seest poolt. Iseenda sisemusest välja visata siis mingisuguseid asju, mis teevad meie olu viletsaks. Ja sellest see raamat räägibki. Nii et mina innustaksin teid süvenema. Kui raamatut veel ei ole, siis ostke, süvenege, ehk süvenemine tähendab, et sa saad aru, mis on kirjutatud. Süvenemine tähendab seda, et sa oskad seda kasutada. Raamat on minu meelest niimoodi kirjutatud, et sinna pole midagi nagu ära peidetud või kirjutamata jäetud. Et sa oled tegelikult varustatud kogu teadmisega, kuidas ennast aidata.
Meetodi omandamine niisiis on individuaalne, toimub tõesti erineva kiirusega ja see sõltub sellest, kuidas sa nagu aru saad. Kuidas sa mõistad, mis sinna on kirjutatud ja kuidas sa mõistad seda enda puhul rakendada. Ja kuidas sa leiad üles enda seest kõik need asjad, millest raamat tegelikult kirjutab. Sest kahjuks ei ole teist sellist viisi olemas, kuidas edasi anda teadmist. Välja arvatud siis kõnena, nagu ma praegu teen, või siis kirjaviisil niimoodi, et sa saaksid lugeda seda ja saaksid aru. Aga see, millest ma räägin või mida see raamat pajatab, ei ole jutt, vaid on kirjeldus sellest, mis tegelikult sinuga toimub ja mida sa võiksid tegelikult siis rakendada, et oma elu paremaks teha. Ja tuli kohe esine küsimus, mida teha, kui see koristamine ei õnnestu, emotsioone ei vabane. Põhimõtteliselt võiks öelda niimoodi, et see tehnoloogia on lollikindel, sõna otses mõttes. Oled sa usud sellesse või ei usu sellesse, oled tark inimene või sulle tundub, et sa ei ole nii väga tark nagu mõni professor näiteks kusagil. No, vahet ei ole. See tehnoloogia on midagi sellist nagu näiteks niidi nõelale taha panemine. Sa oskad seda teha, siis sa lihtsalt teed seda, aga sa oled kunagi õppinud, sa oled kunagi pusinud ja nüüd sa oskad seda niiti sinna nõela taha ajada. Nii et see tuleb välja küll. Ja elus on palju selliseid asju, mida sa oled ilmselt ära õppinud ja mis on olnud võib-olla alguses keerulised, aga nüüd sa oskad teha neid. Nii et praktika töötab, ehk see teadmine töötab seal põhimõtteliselt, aga kui sulle tundub, et sinu puhul ei tööta, siis vaata korraks üle, et äkki sa oled mingisugusest kirjeldusest saanud valesti aru. Sest vahest juhtub, et vaatad ja loed ja proovid ja vaatad ja loed ja proovid ja no ei õnnestu. Lõpuks saad aru, vot seda teen ma siin valesti, sellest ma sain valesti aru. Ja kui sa niimoodi taipad ja parandad seda oma tegevust, siis tegelikult avastad, et töötabki. Nii et viska veel kord pilk peale, tee asi endale selgeks, loe sõnad läbi, sest iga sõna selles raamatus on valitud niimoodi, et ta annab midagi edasi. Seal ei ole selliseid sõnu, mis on üleliigsed, me vältisime selliste sõnade kasutamist. Nii et selles mõttes on see raamat selline nagu käsiraamat, ala kuidas kasutada televiisori pulti, midagi taolist. Jah, nii et seal ei saa ridade vahet lugeda, sest vastasel juhul sul lihtsalt ei tule programme ette. Nii et süvene veel kord, võtta asja niimoodi nagu tõsiselt. Ja küll see hakkab siis tööle sinu jaoks. Teine küsimus. Ei õnnestu määrata emotsiooni täpselt asukohta torsopiirkonnas. Vahel on pinge südame piirkonnas. Ärge väga hulluks nagu ajage. Seda, kus see emotsioon on ja kas on täpselt seal või on millimeeter või sentimeeter sealpool. See natukene teeb liiga hulluks asja. Siin on peamine tunda. Kui sa tunned, et näiteks on südame piirkonnas, siis seal see ongi. Ära otsi veel mingisugust asukohta. Kui tunned, et tunne on kuskil kõhupiirkonnas, siis seal ta ongi. Ära väga täpseks mine, kus on see kesktelg ja kus on see too ja too ja too. Nagu tunned, nii on sul juba teada, kus emotsioon on. Olgu ta siis, kus ta sul on. Nüüd võtta hästi lihtsalt asja. Ära väga nagu, ma ei tea, võib-olla teaduslikuks mine, et see on selline, kuidas ma ütlen, tehnoloogia, mis on lihtne, ta on tegelikult lihtne, hästi lihtne. Aga keerukaks teeb siin võib-olla selle tehnika kasutamise see, et me ei ole harjunud neid asju tegema. Lihtsalt ei ole harjunud. Ja seetõttu see ongi keeruline natukene. Aga harjutamine toob alati tsipakene selgust juurde. Toob alati natukene juurde seda teadmist, seda kogemust ja järk-järgult siis koguneb siis teatud hulk sinu
enda kogemust, mis tegelikult lõpuks selgitab asjad täielikult välja. Nii et võib-olla ei peagi kohe välja tulema, et see vajab natukene sellist nagu pusimist, natukene eksperimenteerimist ja kindlasti kasutage järjepidevust. Ärge visake seda teadmist nurka, sellepärast et esimesega korraga ei tulnud välja lihtsalt. Eks ole, nii et olge püsivamad, see on minu soovitus teile. Ja Teere kirjutab, et kui üldse torsus emotsiooni ei tunne. No kui ei tunne, no mis siis ikka? Siis tuleb pöörduda näiteks sellise tehnika juurde, mis vabastab tausta emotsiooni. Sest tausta emotsioon võib olla sellise tugevusega, selle võimsusega, mis ei võimaldagi teisi emotsioone tunda. Kuidas tausta emotsiooni vabastada, on seal ilusasti kirjas. Ja et võib täiesti vabalt alustada sellest. Sest me ju kõik tunneme, tegelikult me ju tunneme. Näiteks, kui sa meenutad tänast päeva, kuidas sul läks tänane päev, kas läksid endast välja vahepeal või ma ei tea, tuli mingisugune pettumus kellegi vastu või vastupidi tundsid ennast hästi või äkki läksid vihaseks või olid rahutu näiteks, või äkki olid rahul olematud mingisugusel hetkel. Oli midagi. Võite noogutada, sest see tähendab jah, oli jah. No kindlasti oli midagi sellist, mis toimus, eks ole. Aga nüüd, kui ma küsin sinu käest, et kui sa näiteks olid rahul olematu mingisuguse asjaga, võib-olla iseendaga, võib-olla kellegi teisega, võib-olla ilmaga, võib-olla ma ei tea, selle poriga, mis sul on, siis kas sa tundsid seda? No meenuta midagi tänasest päevast. Ja pane tähele, kas sa tunned seda momenti enda päevast. See tunne, mis peale tuleb, ongi emotsioon. Ja kui sa niimoodi meenutad, siis sa võid avastada, et ta ongi siin olemas ja see ongi see, millele sa viid oma tähelepanu peale. Ütled talle, et ma ei vaja sind enam, sa võid ära minna või seiskad. Ja rohkemat polegi. Natkene vaatad, mis tast saab, tunned kergendust, mis tähendab, et ongi vabanenud, ehk ongi emotsioon läinud. No, võib-olla liiga lihtne. No, enam lihtsamaks teha ei saanud kuidagi. Nii et nii on. Raamatu lugemise ajal katsetasid meetodeid ja tundus, et emotsiooni kustutamine tuleb välja, aga edaspidi nagu ei õnnestu, eriti ühe teema korral. Ja kogu aeg on pinge nagu kõhupiirkonnas. No, kustutamist meil üldse ei ole. Siukest sõna ei ole raamatus minu meelest üldse kasutatud. Nii et kustutamine minu jaoks on selline, et tõmban joone peale kuskile ja kustutan kustukummiga ära, joont enam ei ole. Aga seiskamine tähendab seda, et kell tiksub ja siis jääb seisma. Nagu kaks erinevat asja. Seiskamise tehnika ei ole seal juhuslikult. Seiskamise tehnika arvestab seda, et meie emotsioonid ehk kõik energiat liiguvad. Ja kui me kasutame käsklust seis või stopp või mis ta iganes sul on, siis me jätame selle energia, selle käsklusega täiesti liikumatuks mõneks sekundiks ja hoiame liikumatult. Seejärel laseme lahti ja vaatame emotsiooni, ehk seda pinget, mis seal enne oli ja avastame, et seda enam ei ole. Ehk emotsioon on vabastatud. Nii see käib. Kui esimene kord õnnestus teil, siis see näitab seda, et te tegite esimest korda ja tegite kohe õigesti. Ja nüüd, kui te teete teine kord, siis see tähendab seda, et te teete mälu järgi. Mälu järgi tegemine tähendab seda, et sa eeldad, et sa teed õigesti ja sinu enda mälu ehk sinu enda
mõte siis juhib seda tegevust, juhib seda protsessi ja eeldab, et kõik läheb nii, nagu sul meelde jäi, nii nagu läks esimene kord. Mälu kasutamist tuleb siin vältida. Miks tuleb vältida? Sellepärast, et kui sa kasutad mälu emotsiooni vabastamiseks, oled sa mälus. Sa kasutad mälu. See on umbes niimoodi, et kui sa istud autos või ühistranspordis ja kujutad ette, et sa tegelikult oled poes. Ostad endale kogu selle kraami ära sealt ja paned selle kotti ja siis teed silmad lahti, istudes bussis, autos või ükskõik kus kohas. Vaatad kotti ja kott on tühi, midagi juhtunud ei ole. See tähendab, et sa kasutasid ette kujutlust, sa kasutasid enda mõtet. Nii et selles valguses tähendab see seda, et poodi tuleb nagu päriselt minna, et osta endale see kraam. Ehk, kui sa vabastad emotsiooni teist korda, kolmandat korda, neljandat korda, siis tee seda päriselt. Mitte nii, nagu sulle tundus või tundub või siis mälestuse järgi. Nii et, ja siis hakkab uuesti kõik toimima. Nende tehnikate puhul ei tohi üldse ettekujutust kasutada. Ei ole vaja isegi emotsioone ette kujutleda ja kuidagi neid luua ja on vaja tunda. Tundmine muuseas on üks huvitav asi meie elus. Nimelt keegi teadlane rääkis seda, et meil ei ole väga arenenud oskus tunda seda, mis meie endiga, meie enda keha sees toimub. Et see on nagu mitte taandarenenud, aga vähe arenenud. Et me pigem tunneme, mis väljaspool on, aga seespool mitte. Nii et see tõttu võib siin tekkida olukord, kus meie võimekus vajab kasvatamist. Kuidas seda on võimalik teha? On väga lihtsad harjutused. Näiteks üks selline lihtne, mida kõik saavad teha, näiteks kas või enne magama minekut, kui sa just ei jää magama nagu kott kohe plaksti, on see, et sa heidad pikali ja siis mitte ei hakka mõtlema mingite asjade peale, vaid hakkad tundma. Hakkad enda jalgadest ülespoole nii-öelda skaneerima nagu skänneriga ja vaatad, mida ma tunnen seal jalas ja mida ma tunnen teises jalas. Et kas need tundmused on samad ja tuled niimoodi aeglaselt ülespoole, uurid, milline koht on jahedam kuskil jalapiirkonnas, aga kus on soojem. Ja niimoodi tuled ja käid kogu keha läbi ja see on palju kasulikum kui mõtete mõtlemine ja unetu tööd. Ja sellisel viisil sa harjutad enda võimet tunda. See on väga oluline omadus tunda. Ja küll see hakkab siis sealt ka välja arenema, küll see sealt tulema hakkab. Ja siis ja kogu aeg on pinge nagu kõhu piirkonnas. Vaadake, vahest mulle tundub, et kui inimesed räägivad, et tead, mul on sellised tunded, aga tal on vaata sellised emotsioonid. Et kuidagi see, mida ma ise tunnen, et see nagu ei ole emotsioon, et see on nagu midagi teistsugust. Siis ma tahan teile öelda seda, et tegelikult see, mida sa tunned, see ongi emotsioon. Seda emotsiooni ei pea alati läbi elama, ehk ta ei pea väljenduma, nagu emotsioon tavaliselt väljendub. Aga igal juhul, kui sa tunned mingisugust pinget, ükskõik kus kohas, vabasta see ära lihtsalt. See on selline lollikindel soovitus ja see soovitus põhineb väga lihtsalt teadmisel. Nimelt, kui sa ei tee füüsilist tööd, siis lihased ei pea olema pinges. Vaid on lõdvestunud. See on hästi lihtne. Ja kui sa nüüd kontrollid, kas sa tunned kuskil kehas mingisugused pingeid, ükskõik kus nad ka ei oleks.
kaelas, võib-olla ringkeres, kõhus, võib-olla keha alaosas, siis sa avastad, et seal on teatud pinged. Nii et kui sa ühelt poolt vaatad, et ma olen siuke lõdvestunud nagu beebi, kellel ei ole pingeid, ja teiselt poolt mul on pinged, vabasta ära need pinged, vii fookus sellele pingele, ehk tunne, et ta on seal, hoia seda paigal, ütle otse sellele pingele, ma ei vaja sind enam, sa võid ära minna või kasuta seiskamist, oota natukene peale seda, mõni sekund vaata, mis sellest saab ja saadki ära, et ongi läinud. Sa teadvustad, kuidas ta lahustub, kuidas ta kaob ära ja ongi üks emotsioon jälle vabastatud ja ongi üks pinge jälle läinud. Pingetega on selline lugu, et need pinged pole lihtsalt emotsioonid, vaid need pinged ka takistavad teiste eluenergiate liikumist. Ja seetõttu võib tunda väga sagedasti energiapuudust näiteks. Ei ole peale hakkamist enam, enne oli ja enam ei ole, nagu mingi masendus on peal. Ehk energiat ei liigu lihtsalt. Nii et kui me koristame need pinged pealt ära, siis hakkavad uuesti mahlad liikuma. Energiat hakkavad liikuma ja tuleb uuesti tagasi aktiivsus ja rõõmusolek ja nii edasi. Jah, seda on vaja, see on läbi tehtud, see on leidnud tõestust tuhandete inimeste poolt, et see nii on. Nii, siis mul on siin veel küsimusi. Kas hirm on emotsioon? Kas raamat õpetab lahti saama hirmust? Küsida inimestelt küsimusi, mis tekitavad selles inimeses emotsiooni, mida ma kardan. Raamat ei õpeta hirmu integreerimist. See on kursuste teema, sest seda on vaja täpselt teada, kuidas teha. Seetõttu on raamatus hirmust räägitud kui emotsioonist, aga kursustel räägitakse kui mitte emotsioonist. Nii et siin on väikene vastuolu, aga see vastuolu on lugejate kaitseks natukene nagu loodud siia. Samas hirmuga kaasnevad alati teised emotsioonid. Kui näiteks, me teeme koos läbi. Näiteks kui sa ju kardad midagi, eks ole, no kõik kardavad tavaliselt midagi. On see haigus, teised inimesed, mingid olukorrad, üksinda jäämine ja nii edasi, nii edasi. No ma usun, et igaüks kardab midagi, eks ole. Kas kardate midagi? No ikka, muidugi. Siis kui sa natukene meenutad seda, mida sa kardad, siis sa võid tähele panna, et enne kui tekib hirm, tekib emotsioon. Ehk tekib üks tundumus. Ja enne hirmu. Proovi korraks, meenuta natukene. See võib tekkida väikese pingena. Kusagile keha sisse. Ja nüüd see väikene pinge, võib-olla ka suur, mis ei ole hirm, on tegelikult emotsioon. Kui sa nüüd hoiad seda fookuses, ehk sa tunned seda, siis ütle sellele kohale, mida sa tunned, ma ei vaja sind enam, sa võid ära minna. Aga ütle niimoodi natuke nagu nõudlikult. Ma ei vaja sind enam, sa võid ära minna. Ütle mõttes. Seda pole vaja häälega öelda, mõttes. Ja peale seda, kui sa ütled, tunne, kas seal muutus midagi. Kas või tsipakene, see muutus ei pea olema alati selline suur. See võib olla ka väga selline õrn. Kas rahulikkust tuli natukene juurde? Ehk kui sa vaatad seda olukorda uuesti,
siis võid avastada, et tegelikult läks rahulikumaks. See on ka tunnus, et see emotsioon on sealt vabanenud. Seda pole enam. Nagu te võisite aru saada, on see selline väga kerge selline muutus, mida võib-olla su enda mõistus ei usu, aga see ongi see muutus. See ongi. Nii et emotsioonide vabastamine enamasti käibki sellisel hästi õrnal tasandil. Vahest muidugi vabanevad emotsioonid ka suure kisa ja käraga, nagu öeldakse, või siis ilutulestikuga, aga suhtkond harva. Aga see käibki tavaliselt niimoodi vaikselt ja rahulikult. Ja sellisel viisil saabki siis vabastada neid emotsioone, mis on seotud kokku hirmuga. Ja kui te käite järgult läbi enda hirmu tekitavad olukorrad ja vabastate selle tunde, mis on enne hirmu ehk emotsiooni, siis lõppude lõpuks te võite imestada, kui satute reaalselt sellesse olukorda, et teil pole enam hirmu. See tähendab, et sellega olete lõpetanud ära sellised psüühika osad, nagu öeldakse. Ja lähme edasi korraks küsimustega. Mul on sääremarjades kogu aeg pinge sees ja istudes ei suuda isegi jalgu aluspinnaga kontaktis hoida, kirjutab Tõnis. Ma ei usu, et see on emotsionaalne probleem. Äkki on hoopis tegemist magneesiumi puudusega. Sest väga sagedasti on lihased pinges ja tõmbad krampi, sest kehas on magneesiumi puudus. Nii et võib apteegist vaadata magneesiumi ja eks peale määrida või sisse võtta, sõltub, mis vormis ta on. Ja see võib väga kiiresti abi saada. Nüüd Maribel kirjutab, et on natukene rahulikum tunne kohe peale vabastamist. Väga hea. Ja Tõnis ütleb, et hakkaski need magneesium võtma üleeilsest. Väga raske on preparaati leida. Tõsiselt, mina mõtlesin, see on tavaline asi, et spordis peaks olema tavaline teema. Apteegis peaks olema. Nii, ma vaatan nüüd paberi pealt mõne küsimuse seni, kuni te mulle chati kirjutate. Kuidas tuleb ebareaalsustunne? Ebareaalsustunne. See vajaks natukene võib-olla täpsustamist siin, et mis asi on ebareaalsuse tunne või kuidas see kogemusena on. Nii, Tõnis kirjeldab, et tavaline küll, aga kui tuled märksõnad imendub hästi, nendes mäng on juba keerukas. Ja. Ja küll, võtan siis järgmise küsimuse siit. Kuidas saaks lahti teistele nõu andmisest, kui nad ise seda küsinud ei ole? Mina ei tea, mis meil viga on, õigemini, mis teistel viga on, me kõik ju teame, mis neil viga on, kas pole. Ja kui me siis räägime neile, mis neil viga on, siis neile ei meeldi see üldse. Ja mina ei tea, mis meil viga on, kui teised räägivad, mis meil viga on, siis see meile ka ei meeldi. Pigem lõpeb see tüliga, eks ole. Nii et loo moraal on siin hästi lihtne, et kui sult ei küsita või sa ei oska serveerida oma soovitust, siis parem ole vait. Vähemalt jäävad närvid korda. Vähemalt sul endal ja võib-olla ei ole seda õli tulla valamist. Nii et, aga samas see soov teistele nõu anda, kui nad ei vaja seda, on tegelikult emotsionaalne. See on emotsionaalne pinge, mis suisa tahaks välja öelda. Nii et kui teil on sellised olukorrad, muuseas me võime jällegi proovida praegu. Ettekujutlemine on väga hea abivahend. Nimelt, see on ka teaduslikult leidnud kinnitust, et kui sa kujutad midagi ette,
siis su sisemus reageerib sellele täpselt nii, nagu see toimuks päriselt. Nagu reaalses olukorras. Ja kasutame selle oma võimekuse, mis on ka segadust tekitav tegelikult ära. Ja nüüd meenuta kedagi, kellele sa tahaksid midagi öelda, aga ta ei ole küsinud. Meenuta või kujuta ette. Aga hoia korra fookust paigal. Ja nüüd kontrolli, kas tekkis kuhugi mingi tunne, mingi pinge ehk emotsioon siis. Vaata, kuhu see võis tekkida. Torso on see küll lollikindel asi kesktelg ehk keha keskel. Kui sinna tekkis mingi pinge, siis vii fookus pinge peale ja lihtsalt vabasta ära. Ütle sellele pingele nagu elavale olendile, ma ei vaja sind enam, sa võid ära minna. Ütle rahulikult, sõimura kasuta ainult seda lauset, eks ole. Või seiska. Ja kui sa tunned, et seal toimus muutus, siis see ongi emotsioon, siis emotsioon ongi vabastatud. Üks asi veel vaadates, need nägusid, kes siin on nii palju, kui ma näen neid siin, võiks öelda, et vahest toimub õiendamine ka iseendaga. Olete pannud tähele. Ehk ei tahagi ainult teiste kallal õiendada ja öelda, mida valesti teevad, vaid iseendaga võetakse väga sagedasti umbes samasugusel viisil, aga võib-olla isegi räigemalt. Võib-olla isegi karmimalt. Siis vaata korraks, ehk meenuta, vaata tähendab, meenuta, eks ole. Meenuta, millega sina rahul ei ole, ütleme iseenda puhul. Ja pane tähele, kuhu tekib pinge. Kuhu ta sinu torso sisse tekib. Kui pinge on käes, ära enam ette kujuta midagi ja meenuta, ütle otse sellele pingele, ma ei vaja sind enam, sa võid ära minna. Või seiska. Kasuta stop. Hoia natukene fookust peal. Ja nüüd lase lahti ja vaata, mis siis sest pingest sai, kas see pinge on seal olles või enam ei ole. Kas tuli rahu juurde? Kui rahu tuli juurde, siis üks häiriv emotsioon on vabastatud. Kui ma siit vaatan, siis ma näen, et ja ongi rahu juurde tulnud. Ja mulle see meeldib. Mulle meeldib, et te saate ennast ise muuta. Aga kindlasti on teil rahul olematust iseenda vastu palju. Võib-olla rohkem kui teiste vastu. Vahet ei ole. Kas see on enda või teiste vastu, teeme veel korra läbi. Teeme korra läbi iseenda vastu oleva rahul olematusega. Meenuta midagi, mis on sul jäänud tegemata, kus sa oled teinud valesti, kus sa oled võib-olla liiga nõrgukene, arglik, mis iganes, küll te leiate etteheiteid küll ja küll, mida te endale annate. Vaata mingit olukorda ja nüüd avasta, kuhu tekkis tunne. Ära mõtle, ära kujuta ette, vaid tunne, kuhu ta tekkis sinu torso sisse. Ütle selle tundele, ma ei vaja sind enam, sa võid ära minna. Või seiska, stop, et see tunne ei hingaks. Ja nüüd, kui sa lased lahti, ehk vaatad, mis emotsioonist sai, sa avastad, et seda pinget enam ei ole. Ja pane tähele, kas tuli jälle rahu juurde.
said jälle rahulikumaks. Nii et minu meelest on palju parem vabastada emotsioone selle asemel, et minna jalutama, minna meelt lahutama, võtta väike pits või suurem pits või pokaal või mis iganes. Teate kõik asendustegevused. Et minu meelest on see viis väga hea ja selline lihtne ja efektiivne. Lihtsalt on vaja ära õppida. Nii, ma vaatan siia chatti. Kallisete magneesium peab olema. Okei, juba läheb magneesiumi peale siin chatis. Ma saan niimoodi jagata kogemusi. Alakõhtu tekkis pinge, selle me võib-olla vist vabastasime ära. Ebareaalsustunne on vahel kontakt maailmaga nagu kaoks ära, mis omakorda tekitab hirmu. Mulle tundub, et siin ei ole tegemist emotsioonidega, vaid hoopis teadvuse omadustega. Nimelt, see on küll täitsa teine jutt ja puuduta üldse raamatu sisu, aga siiski. Ebareaalsuse tunne on selline kogemus, kus me ei taju maailma enam sellisena nagu tavaliselt, ehk midagi meie maailma tajumises muutub. Ja tavaliselt toimub selline muutus seetõttu, et me samastume mingisuguse nähtusega või ka tundega näiteks või heliga või mingi nähtavaga asjaga. Ehk me läheme sellesse kogemusse. Ja see ei ole tavaline kogemus tavaelu valguses, vaid on ebatavaline kogemus. Osadel inimestel on selline, kuidas ma ütlen, isegi mitte harjumus võib olla, aga selline võimekus kogeda seda, mida tavaliselt teised ei koge. Kuidagi, neil on selline menüü kuidagi. Ja siis nad saavad sealt erinevaid kogemusi ja ei oska mitte midagi nendega peale hakata. Ja lõppude lõpuks hakkab see häirima. Sest tüüpiliselt nad ei ole kursis ka selle mehaanikaga, kuidas see toimub ja mida nad teevad selleks ja see ei ole tihti ka juhitav. Ja see loomulikult segab ka tavalist elu, meie maist elu, meie maiseid tegevusi ja nii edasi. Ehk ühesõnaga on see selline raskendav faktor. Aga huvi mõttes, et see on huvitav, kuidas muutub maailma tajumine, on see edasi viiv hoolimata siis nendest vastuoludest, mida sellised kogemused võivad tekitada. Mida mina soovitan nendele, kellel tekib vahest selline ebareaalne maailma kogemine? Soovitan kõigepealt pöörduda oma tavalise elu juurde tagasi. Isegi mitte kasutada selliseid ebareaalseid kogemusi. Sest väga sagedasti ebareaalsed kogemused on meie tavalise elu korraldus, elu raskuste asenduseks. Ehk me asendame nende kogemustega oma elu raskuseid. Ja soovitan teil pöörduda oma elu raskuste juurde ja vabastada sealt ära kõik emotsioonid. Sellega lähevad elu raskused minema ja elu läheb palju lihtsamaks, palju rahulikumaks ja ka objektiivsemaks. Ja alles seejärel, alles siis ma soovitan teil kasutusele võtta võib-olla oma harjumus tajuda maailmal natukene teisiti. Aga ka siin on vaja teatud haridust, teatud arusaamist, mida ma teen, miks juhtub just selline kogemus ja mis kogemus see üldse on. Kui ma tulen korraks kriia-jooga tehnoloogia juurde, sest ma ise tegelen kriia-joogaga, siis teatud astmetest alates inimesed ehk õpilased ainult tegelevadki selliste kogemustega, nende uurimisega, aga see ei häiri nende elu. Sest nad oskavad integreerida neid kogemusi enda ellu. Muidugi on ka sellised õpilasi, kes löövad käega oma elu raskustele ja tahaksid ainult kogedagi selliseid
ülemeelelisi kogemusi ja saada neid, nagu öeldakse, ja satuvad sellega natukene lõksu, sest ega tavaline elu kutsub nad tagasi kõik. Midagi teha ei ole. Ja. Ehk elu, mis on meile osaks saanud, ei lase meil sellest elust niisama lihtsalt lahti. Nii et see elu on vaja ikkagi korda saada ja kui see on korras, siis tekib alles võimalus pürgida järgmiste kõrguste poole. Nii et see on selline reegel. Ja kindlasti tuleb siis õppida tundma siis neid kogemusi ja sisemisi tegevusi, mis nende kogemusteni viivad. Ehk siin ei tohiks olla selliseid, täna joppas ja nüüd praegu jopanud ja täna läks hästi mul selle kogemusega. Ehk siin peab tegelikult saavutama täpselt samasuguse selguse nagu mingisuguste tavategevuste puhul. Näiteks kui sa lähed poodi, toon jälle poe näite, ja sul on väga selge, mida sa poest osta tahad, sa oskad seda leida sealt, sa oskad seda kasutada hiljem, ehk sa oled teadlik sellest, mida sa teed. Kujuta ette, kui sa lähed poodi ja sa ei tea, miks sa sinna läksid. Tuiad seal lettide vahel ringi, ma ei kujuta ette ja tuled sama targalt välja, mitte midagi ostnud ja küsid, et mida ma siin tegin. Väga sagedasti sellised on sarnased nõnda nimetatud vaimsed kogemused. Satun mingisse seisundisse, olen kusagil ja lõpuks tulen sealt välja ja ei tea, mille pagana pärast ma seal käisin, mida ma tegin ja mis üldse oli ja nii edasi. Nii et siit siis veel kord, et ma liiga kaua ei leerdaks selle teemaga, et juhul kui on tegemist selliste kogemustega või siis selliste hoiakutega, mis viivad selliste kogemusteni, siis nad peavad olema täpselt sama selged, kui sa lähed poodi ja sa tead, mida sa ostad ja kus, mis asi asub. Et see tuleb endale kõik selgeks õppida. Ja selleks on vaja head juhendajad, kes teab. Nii, lähen jälle paberi juurde siis. Kardan, et kasutades emotsioonidest vabastamise tehnikaid, kaotan ka info. Kas info kadumine negatiivsetest elamustest kaotab ka ohutunde nende suhtes? Tänan. Emotsioonidest vabastamine ei kaota mitte mingisugust informatsiooni ära. See info jääb kõik teile alles. Kuid vaadake, kui te olete harjunud meenutama läbi tundmise, mis tähendab seda, et ma meenutan, mida ma tol ajal tundsin, siis koos selle emotsiooniga, mida te tunnete, see ongi see tunne, aktiveerub ka mälu ja mälu toob välja siis vastavad mälestused, on siis helid või pildid, lõhnad või maitsed. Ja see on selline viis, kuidas osad inimesed meenutavad läbi tunde. Kui emotsioon on kadunud, siis selline viis läheb ka just kui kaduma. Aga tegelikult on meil meenutamiseks veel erinevad viise. Näiteks meenuta, mida sa nägid tol ajal. Mida sa kuulsid, millised lõhnad olid, või mida sa nii-öelda ihuliselt tundsid. Ja mälu toob sulle kogu informatsiooni välja. Nii et sellega seoses ei ole vaja karta, et kui sa vabaned emotsioonidest, et siis sa ei saa ka infot kätte. Saad ikka. Sest tuletan teile veel meelde, et mälu ja emotsioonid on täiesti erinevad asjad. No kui erinevad nad võivad olla. No näiteks, mul on siin tassi sees tee ja kui see tee on siin tassi sees, võib tunduda, et tass ja tee on üks ja see sama. No et kui ma võtan siit tassi ära, et kuhu siis tee jääb, et tee kaob ka ära. No ei kao, ta küll valgub laiali laua peale siia, aga ta jääb alles. Või siis, kui ma valan siit tee välja, siis kaob tass justkui ära. Ei kao, tass on ka alles. Nii et
et võib-olla oli see need arusaadav, et meie mälu ja meie emotsioonid on täiesti erinevad asjad. Ja ei ole vaja karta, et emotsioonide vabastamisega kaob mälu ära. Ei kao kuskile, jääb ikka alles küll. Ja nii et siis meenutamise viis võib-olla on see, mida on vaja natukene ümber organiseerida. Kas info kadumine negatiivsetest elamustest kaotab ka ohutunde nende suhtes? Teate, mina arvan seda, et ei peaks üldse oma mineviku kartma. Et teie meenutustes ei tohiks üldse mitte mingisugust ohutunnet olla. Ma toon ühe näite, vaadake, no te kõik istute telefonide või arvutite ees, eks ole, te ju teate, et siin on ju üks oluline asi on siin kõvaketas, eks ole. No kõvaketas või siis flash, no mis iganes, mingi mäluseade on siin olemas. Ja kui sinna mäluseadmele midagi talletatakse ehk kirjutatakse peale, siis see on emotsioonide vaba. Kas te olete, no näiteks ma toon teise näite, näiteks vaatate pilte, fotosid, on vanadest aegadest. No kindlasti võib-olla on seal kellegi praegugi mingi pilt kusagil. Vaatad pilti, mida sa näed? Kas see pilt on informatsioon või emotsioon? Kirjutage mulle chatti, ma joon teed nii kaua. Stennil tuli kohe info väga kiire. Informatsioon. Just. Kõik saavad aru, et see on informatsioon, eks ole? Ja see ongi informatsioon. Ja kui sa vaatad seda informatsiooni ükskõik missuguses tujus ehk ükskõik missuguse emotsiooniga, on see pilt ikkagi pilt. Pildi peal ei muutu mitte midagi. Kui sa vaatad seda pilti ka emotsioonitult, on see informatsioon ikka seal samasugune. Nii et sellest näitest on võimalik aru saada, et informatsioon ja emotsioonid on täiesti erinevad asjad. Nimelt emotsioon lisandub informatsioonile. Kas teil ei ole vahest niimoodi, et kui te vaatate mõnda pilti, siis vaatate, nii head ajad olid, kõik oli nii super, no nii äge koht ja mis me seal iganes tegime, no nii kihvt oli. Aga kui sul on tuju ära ja vaatad seda pilti, no võib-olla siis vannud või kirud või võib-olla isegi rebid pildi pooleks just kui nagu oleks informatsioon süüdi selles, mida sa tunned. Võib niimoodi olla. Aga see on emotsioon, mille tõttu sa loed just kui pildist välja midagi muud. Nii et informatsioon ja emotsioon on kaks täiesti erinevat asja. Ja selle kõva ketta peale, kuhu sa oled salvestanud, võib-olla oma videod, võib-olla oma pildid või mingisugused dokumendid, mingi info, on ka neutraalne. Nii et meie mälu on neutraalne. Ehk see tähendab, kui sa midagi meenutad, peaks olema neutraalne. Aga kui see ei ole neutraalne, sul tekivad erinevad emotsioonid, positiivsed või negatiivsed, siis lisandub sinna alati emotsioon. Ja minu meelest on see selline hea viide, et kui sa lähed emotsionaalseks meenutades, siis see on sulle siis hüümärk, kuule, siin on üks emotsioon, vabasta see ära. Näiteks, kui puudutada korraks lapsepõlve traumasid, aga kellel neid ei ole, siis traumad mõjuvad siiamaani tänu emotsioonidele, mitte informatsioonile. Sest informatsioon on neutraalne ja ei saa mõjutada meie tänast päeva. See on loogika. Nii et ärge kartke meenutada selliseid keerulisi olukordi, mis on toimunud kunagi minevikus. Meenutage ettevaatlikult ja vabastage ennast nende traumade mõjudest, sest need on eluaegsed.
Ja vabastamine käib täpselt samamoodi. Kui sa hakkad tundma, kohe kasuta esimest või teist vormelit, ma ei vaja sind enam, sa võid ära minna või kasuta seiskamist. Selleks, et tundma hakata, ei pea väga sügavale traumasse ronima. Sest vaadake, osad inimesed ronivad väga sügavale meenutustesse, et mis toimus, miks toimus ja otsivad põhjuseid ja see on liiga sügavale ronimine. Selleks, et probleemist, trauma mõjust vabaneda, on vaja ainult kergelt aktiveerida emotsioon. Kergelt tähendab seda, et sa hakkaksid seda tundma. Mitte läbi elama nagu täiega, vaid kergelt tundma. Mida tähendab kergelt tundmine? Näiteks meenutades mingisugust olukorda, mis võiks enne ära teha. Enne meenutamist võiks teha niimoodi, et ma kontrollin üle, kas ma tunnen praegu midagi või ei tunne kusagil. Viskan pilgu peale, vaatan midagi ei tunne ja nüüd meenutan mingisugust olukorda ja nüüd samas panen tähele, kas hakkab kuskile mingi tunne tekkima. Nagu hakkab tekkima, jätan meenutuse pooleli ja jätan selle tundele, ma ei vaja sind enam, sa võid ära minna või seiskan. Oli aru saada, kui lühike see on tegelikult. Et ei lähe sinna sisse nii ja siis ta tegi toda ja seda ja juba tunned, kuidas silmad on suured ja hirm ja värine, kõik on peal juba täiesti pinges, nagu oleks samasuguses olukorras. Seda ei ole vaja mitte kunagi teha. Mitte kunagi. See oleks hullumeelsus. See on enda traumeerimine. Nii et ärge seda tehke. Ja ükskõik, mida te ka ei meenutaks või kujutaks ette, siis emotsioonide vabastamine käib alati niimoodi, et sa paned tähele, natuke nagu midagi tekkis siia ja mingi pinge tekkis. Jätta kohe meenutamine või ettekujutlemine kõrvale, sest fookus on juba sellel tundel, ütled olema vormel, lase hajuda sellele emotsioonile ehk ära kaduda ja kui sa avastad, et ongi kadunud ja natukene rohkem rahu juurde tulnud ja ongi kõik. Oledki ennast vabastanud. Ja kui sa niimoodi päevast päeva regulaarselt jätkad, siis sa avastad, et elu on palju elamisväärsem. Palju elamisväärsem. Palju rahulikum, palju positiivsem. Sa pead ise avastama seda. Mina võin sulle siin rääkida, sest ma olen seda teinud ja mõned osad teist on see väga hästi praktiseerinud ja noogutavad mu jutu peale. Need on kõik tõendid. Et see niimoodi ongi ja nii lähebki. Nii et väike inspiratsioon see vahel. Nii, ohutunne, jah, okei. Võtame järgmise küsimuse. Kuidas emotsioonide kustutamist efektiivselt teha? Tuletan veel kord meelde, et me ei kustuta emotsioone, me vabastame või seiskame. Mida tähendab vabastamine? Vaadake, kui sellesse ruumi, kus sa praegu oled, tuleb keegi, kes ei ole väga tere tulnud antud hetkel. Mida sa teed siis? Kustutad ära või? Ei kustuta. Sa ütled talle, et ma ei vaja sind praegu, sa võid ära minna. Mõni, et ta läheks ruumist ära. No samamoodi ütled emotsioonile. Enda keharuumis. Ja see ongi efektiivne. Mille see efektiivsus seisneb? Efektiivsus seisneb siin kõikides nendes tegevustes, mida sa teed selleks, et emotsioonist vabaneda. Aga tegevused on lihtsad. Avasta pinge, ehk emotsioon, ütle talle vormel, vaata, kuidas ta reageerib sellele vormelile. Ehk ta vabaneb ära ja ongi kõik. See on umbes niimoodi, ma toon sellise välise näite. Näiteks mul on siin paremal pool uks, ilmselt teie poolt vasakul. Keegi tuleb uksest sisse, ma vaatan sinna, ma tean, et ta juba tuleb. Ma tean, et see on emotsioon, eks ole. Ja ma ütlen talle kohe, ma ei vaja sind enam, sa võid ära minna.
Ja siis vaatan, kuidas emotsioon kadus ära. Ja ongi kõik. Niimoodi see muidugi ei tööta, et kui mina vaatan siia teie poole ajama juttu, keegi tuleb sisse, hakkab siin kolistama, eks ole, hakkab siin mingit asja ajama. Ja ma ütlen siin suunaga teie poole, ma ei vaja sind enam, sa võid ära minna, ma ei vaja sind enam, sa võid ära minna ja nii edasi, nii edasi. Siis ma ei ütle seda otse sellele tegelasele, kes sisse tuli, vaid mitte kellelegi, siin puudub see siht, kuhu ma ütlen, suunda pole. Nii et suund peab olema alati selle emotsiooni suhtes, kes tuleb. See on nagu personaalne selline suhtlus. Ja siis see töötab. Või kui näiteks keegi tuleb sisse, ma olen nii süvenenud siin teiega vestlusesse, et ma ei pane üldse tähele ja ta juba mul on, nagu öeldakse, seljas ja juba siin toimetab, eks ole. Ja siis ma ikka ajan teiega juttu siin ja räägin, et mul on keegi siin praegu seljast, mingi emotsioon praegu ruineerib siin, et ma ei tea, mida ma mõtlema pean, ma ei tea, kust ta tuli, miks ta tuli, mis see põhjus üldse siin on ja ma ei tea, ma pean siin kähku jalga laskma, lähen tuulutan ennast natukene. Asi on ikka seljas. Nii et kui ma tean, et ma olen juttu ja nüüd tunnen, ta tuli selga, ma ütlen, ma ei vaja sind enam, sa võid ära minna. Või teades, et ta liigutab ennast siin, kuidas see mõjutab mind, ütlen talle stopp, et ta ei mõjutaks, et ta üldse ei liigahtaks, et ta läks kõik seisma. Ja siis lasen stopist lahti, vaatan, ja pudeneski pealt ära. Ma usun, et te saite nende näidete järgi aru, mida siin sees pool on vähe tean, eks ole. Vabandust, nii. Mallik kirjutab, et kui mina vabastan halvad emotsioonid seoses teise inimesega, kuid kuidas toimub leppimine sama inimesega, kui tema ei tea emotsioonide vabastamisest midagi. Võt see on üks keeruline küsimus. Kui inimesed tulevad kursustele, mina soovitan neil tulla alati paaris. Sest vaadake, kui üks vabastab enda negatiivsed emotsioonid ära, et teine ei vabasta, siis ega tegelikult ühel hetkel see inimene, kes on vabamaks saanud, tekitab endale küsimuse, et aga miks ma pean sellise inimesega koos edasi eksisteerima? Sellised küsimused võivad tekkida. Soovitad küll, et vabast, aga sa näed, et seal on vastuseis. Ei taha, see on lollide jaoks, ei tööta ja ma olen üle ja kõik sellised ülbed asjad tulevad sealt välja. Aga see ei muuda inimest, inimese käitumist. Ja see tõttu väga tihti, ma ei tea, kui tihti, aga ikka ma olen kuulnud, et inimesed suisa lähevad lahku. Et ta enam ei vasta sinuga toimunud muutustele, sest ta ei tule järgi lihtsalt. Ja sagedasti juhtub ka niimoodi, et kui inimene vabastab emotsioone, näeb teiste emotsioone, et mis neil seal toimub. Ja soovitab ka neil vabaneda emotsioonidest, aga nad nagu ei taha, sest neil on seal 100 vastuseisu ja siis sa näed seda olukorda tegelikult. Sa näed nii-öelda mõnes mõttes võiks öelda nagu inimeste rumalust või võimaluse möödalaskmist ainult tänu sellele, et nad ei usu, et teil on vastuseis. Ja nad kaotavad nagu oma šansi ära lihtsalt. Teine variant on kuidagi leppida nende inimestega. No leppida kuidagi, et võtta ongi selline aga see on raske. See teeb sinu elu raskeks. Ehk sinu elu, kes oled emotsioone vabastanud. Nii et ma ei tea, kuidas teile tundub, aga mulle tundub, et ilmselt inimestel kokku laulatatud ja kokku pandud ja on ühisvara ja lapsed ja nii edasi. Aga ma ei tea, mõelge ise siit edasi. Eks ole.
Vaatame edasi korraks. Ja minu kogemus on selline, et teine inimene ilmselt hakkab rahunema ja hakkab isegi muutuma, kuna ma ise olen rahulikum, ei ole enam ründavad reaktsioone, siis teise inimese jaoks läheb olukord turvalisemaks. Ja ma olen täitsa nõus, et selline võimalus on samamoodi olemas. Nimelt, kas te olete pannud tähele, kuidas te ise närite näiteks oma elukaaslase kallal? Ma on tulnud ette, eks ole. No heidad ette seal midagi, et see ei saanud toda ja see jäi sul tegemata ja too lubadus on ka täitmata ja nii edasi ja nii edasi. Küll te teate, millest ma räägin. Need on need etteheited. Kui sa oled enda emotsioonid ära vabastanud, sa enam ei tee seda, siis sa ju ei aktiveeri ka teises negatiivseid emotsioone. Ja see on tõepoolest kõva pluss. Ja siit võiks öelda ühe sellise vana sõna, et muuda ennast ja maailm muutub siin ümber. Et see kehtib küll siin. Nii et muuda ennast ja olukord juba muutub. Näiteks kui sa lähed tigedaks oma laste peale võib-olla, ei lähe närvi nende peale enam, vaata, kuidas nad reageerivad sellele. Sest nemad reageerivad sellele, kuidas sina ennast tunned, mida sina ütled ja kuidas sa ennast neile näitad. Nii et see on siuke alati vastastikune. Nii et ei pea alati kohe hakkama lahku minema, et kõigepealt ennast korda ja siis vaadake edasi. Nii, siis on veel küsimus. Kas emotsiooni vabastamisega on võimalik vabaneda vahelöökidest või need ennetada? Mis need vahelöögid on? Mina ei tea, mis on vahelöök. Palun täpsustada. Ja siis Kristiina kirjutab, et meil ka nii, et mina olen ennast muutnud ja abielu on ka mõnusam. No, näed. Muuseas, kui te olete ennast muutnud ja teie elu on läinud paremaks, abielu, võib-olla lastega suhteid ja kolleegidega, siis nüüd saate aru küll, millega bitch te olite, on ju? Läinud tänu emotsioonidele. Nii et seda saastale jääb igalt poolt tegelikult ja mina olen ainult pöidlad pihus, et vabastaksite ennast emotsioonide orjusest või mõjudest, et olla ise tervem ja luua enda ümber ka tervemat õhkkonda. Evel ütleb, need on siis südame vahelöögid. Südamega nüüd niimoodi, ma ei ole küll arst, eks ole, aga mina olen tähele pannud, no ma olen igav elanud küll juba, et tähele panna mõningaid asju, mis ka tervisega toimuvad. Siis pingeolukorrad, kõva pinge on peal, mõjutavad süda väga oluliselt. Süda läheb raskeks ja rindkere tõmbub kokku näiteks ja südamesse võivad valud tekkida ja siis kui vaadata, mis asjad need sellised raskused siin südamel on, siis on tavaliselt mure, võib-olla rahulolematus endaga või ka teistega, seda, et ei jõua kõigile meelepärane olla lihtsalt ja südametunnistus või vaevad ja kõik sellised asjad. Nii et mina soovitan teil järgikontrollida, mis pinged teil rindkere sees on. Mis pinged ei tähenda seda, et te peate teadma, see on see pinge, see on too pinge ja need on mul 10 erinevat pinget. Ei. See tähendab seda, et tunne, kui pinge on, vabasta. Kontrolli üle. Kas see pinge on, vabasta. Vabanes ära, lähes kergemaks, tuli jälle pinge. Mis siis? Vabasta see ka ära. Ja niimoodi vabastadki, kuni sa avastad, et enam polegi pinget. See võib võtta aega. Miks? Sellepärast, et me inimestele kogume tohutult emotsionaalsed pinged enda sisse ja nad nagu kihistuvad ära siia. Need on siin võib-olla kümneid ja iga pinge on eri olukorra jaoks elus. Ja need on nagu, ma ei tea, võililled sellise ilusa muru peal.
ja neid tuleb järjest nagu juurde sinna. Mitte, et mul midagi võileilde vastu on, vaid lihtsalt, et sinna tekib midagi juurde, mida selle peaks olema. Ehk neid nagu kasvab juurde sinna. Kuidas sa nendest lahti saad? Ühe tõmbad välja, siis teise ja kolmanda ja neljanda. Võilill pole võib-olla kõige parem näide, sest nendest on väga keeruline üldse raske lahti saada, sest väike juurika saab sisse, kasvab ikka. Võib-olla on teil parem näide, et võtad välja ja ongi läinud, võtad ja nopid niimoodi puhtaks. Ja saabki korda. See võib aega võtta, aga see tasub ennast kuhjaga ära. Kas pinge on nagu taustaemotsioon? Ei ole, pinge on, pinge, kuidas ma teile ütlen, mis asi on pinge? Kas te saate oma huuled korra prunti panna? No kergelt, on pinge. Tunnete lihas pinget. Ja nüüd ära enam hoia pruntis. No ei ole enam, on ju. No pane uuesti prunti. Tekkis pinge ja nüüd kui lõdvestad ei ole enam. Loomulikult huuled teevad prunti sellepärast, et me tekitame lihaspinge, eks ole. Aga sa võid avastada vahest pingeid sellistes kohtades, kus lihasid üldse ei olegi. Näiteks kõhu sees. Muidugi on seal siljalihased, aga neid me tavaliselt ei tunne, eks ole. Rindkeres, keha alumises osas, seal on ka massiliselt erinevaid lihaseid, aga neid pingeid ei tohiks olla seal. Jäta endale meelde, et parim füüsilise keha seisund on lõdvestunud. Kus üldse pingeid ei ole? Kas te mäletate lapsepõlve ennast? Kas sul olid pinged? Polnud ju väga, eks ole. Lapsed on ju sellised nagu vabad, nagu pingevabad. Toimetavad küll väga usinast ja traginal, aga pingeid ju ei ole. Kui sa nüüd võrdled enda keha meenutusega või kui sul lapsed kodus vaatad, sa võid avastada, et saad pingeid täis. Aga need ei ole lihaspinged, need on psüühilised pinged ehk emotsionaalsed pinged. Ja nad tulevad nii vaikselt ja nii salaja, et ei saagi aru, et on juurde tulnud. Aga niimoodi võrreldes on võimalik aru saada küll, et nad on olemas. Kunagi ma õpetasin pingete avastamist sellisel viisil, et tunne õhupingsust enda keha ümber. Milline on õhupingsus? Ja siis võrda seda enda keha sees oleva pingsusega. No ei saa ka avastama küll erinevad pinged, eks ole. Siis saad aru, et mul on siin pinge, seal on pinge, seal on pinge, seal on pinge. Nii et sellist võrdlemist võib täiesti kasutada, sest on palju kasu. Ja kuidas emotsioonide vabastamist efektiivselt teha? Sellest me juba rääkisime siin täna, eks ole, kuidas seda teha. Vabastamise efektiivsus sõltub selle lihtsusest, kui lihtsalt sa seda teed, kui kergelt sa seda teed. See on umbes niimoodi, et kas te enda kohvi või vee või tee tassisest prahti olete välja võtnud? No kes ei ole, eks ole. No käib ju lihtsalt, on ju. No emotsiooni vabastamine käib sama lihtsalt, ainult et see väljavõtmise aeg on natukene pikem. See on see aeg, millal sa teed oma vormeli ja vaatad, mis emotsioonist saab. Nii lihtsalt käibki. Aga kui sa hakkad mõtlema, ma ei tea, selle peale, miks see praht sinna kukkus, kust ta üldse siia sai, ja hakkad uurima nagu ümberringi vaatama ja vaatama, mis sellest tee maitsest on saanud, kas ta veel kõlbab või kõlba ja praht on ikka veel sees,
sa arutled selle teema üle, aga ei võta prahti välja. Et vahest selline üleliigne arutlemine päädib sellega, et praht jääb endiselt sisse. Mina soovitan selle üleliigse arutlemise välja visata ja keskenduda kohe prahi väljavõtmisel. Kuidas tulla toime selle emotsiooniga, kui teine tahtlikult tahab sulle haiget teha? Selleks, et rahulikke suhteid hoida, surun selle alla või kustutan mõttes, mis on õige. Mina mõtlen seda, et kui keegi tahab teile haiget teha, siis seal on ilmselt 2 põhjust. Üks põhjus võib-olla oled sa ise. No vahest on, ma ei tea, kuidas teile tundub, aga kui vaadata kooli vägivalda, siis millegi pärast see on ajast aega niimoodi olnud, on mingisugused peksukotid seal olemas. No tahest tahtmata on, keda narritakse rohkem ja nügitakse rohkem ja no võib-olla olete teie ka olnud üks nendest. Siis mingi põhjus seal on, midagi seal teistele ei meeldi. No selle vastu ei saa. Aga mille vastu saab küll, meie kui täiskasvanud, on see, et ükskõik, mida nad mulle ka ei ütleks, ma vabastan ära need asjad. Norigu ma vabastan ära. Ja kui ma enam ei reageeri nende kriitikale või sõnadele, ma muutun ükskõikseks. Ja kui ma muutun ükskõikseks nende suhtes, siis varsti nad enam ei nori mu kallal, sest ma ei reageeri nendele. Sest tavaliselt noritakse selle pärast, et sa reageerid, sealt saab ju edasi norida. Ja samas tuleks ka üle vaadata huvitav, nii, norib mu kallal, millest see algab, mitte et millest tema alustab, vaid kas ma jätsin ka silma vahele selle, mida mina ütlesin või kuidas ma olin. Ehk kas ma olin põhjuseks, et ta ütleks mulle seda ja mis see põhjus võis olla. Ehk kerin filmi tagasi ja otsin põhjust enda seest. Ja kui see põhjus on emotsionaalne, siis vabastan ära selle. No näiteks võib olla see, mis asi on, mille kallal võetakse norida. No tulen koju, eks ole, unustan tere ütlemata. No ja siis hakkab peale, et kas ma ei ole siis väärt, et teretada ja ta hakkab saagine peale. Näiteks võib olla niimoodi, eks ole. Või siis tuled koju, oled oma mõtetes, ei pane tähele, et teine seal on ka kodus ja siis võib juhtuda ju niimoodi, et ta teeb märkuse, et kuule, kas mina ei ole siis siin keegi, vaata külbe uhke sa oled, et saad oma ette. Aga sa oled oma mõtetes ja seda ta ei huvita, et sa oled oma mõtetes, et huvitab see, et sa teda tähele pannud. Saad peale hakata kogu see teema. Ja siis võib-olla, ma tea, jätad jalanõud kuhugi vedelema või viskad oma mantli kuhugi, eks ole, või sööd kuidagi matsutades ja ei pane tähele, saad kriitika osaliseks. Nii et keeri natkene filmi tagasi ja vaata siis, ega siis põhjust mingisugusel viisil ei anna. Ja kui sa avastad, et see võibki olla see, korrigeeri seda ja vaata siis, mis saab. Tee oma eksperiment. Ja nii, sama küsimus, mis raamatu pealkiri, kuidas vabaneda emotsioonide kammitsest ja nautida elamise rõõmu. No raamat räägibki sellest. Raamat räägibki sellest, kuidas seda teha, kuidas see läbi viia. Minu meelest on selles raamatus kõik kirjas. Ma natkene vaatasin sisu korda enne, kui meil see üritus peale hakkas siin see webinar. See on kõik ära kirjeldatud. Siin pole mitte midagi, mis on jäänud emotsioonide kohta kirjutamata. Isegi vastuseisud on olemas. On teil vastuseisusid? Muidugi on. Ja kui sa vaatad, kui palju šansse on vastuseis sinu elust ära võtnud, kui palju huvitavaid asju võib-olla on välja jäänud seetõttu, aga halbu asju võib-olla olemata. No siis sa näed, et see vastuseis on üks väga võimas emotsionaalne mõjur tegelikult. Kas teil on mingisugust asju, mida te teha ei taha? Aga oleks vaja. Kas seal on ka vastuseisud?
muidugi, loomulikult. Nii et võtke aga vastuseisud ka ette. Siin raamatus on suisa kirjas ju, kuidas tervist paremaks saada. Viid fookuse haigele kohale, lihtsalt soovid, et emotsioon näitaks ennast, mis on seotud selle konkreetse kohaga. Emotsioon aktiveerub ainult tänu sellele, et sa ütled, näita ennast. Ta aktiveerub ja kui ta aktiveerub, sa vabastad selle ära samasugusel viisil nagu teinud ja läheb paremaks. Ja läheb paremaks, võib-olla osadel inimestel on läinud kohe paremaks, osadel läheb natukene hiljem, sest seal on väga suured emotsionaalsed pinged. Ja miks emotsioonid on seotud haigete kohtadega? Sellepärast, et kui vaadata, mida emotsioonid teevad, ütleme meie kehas, siis iga emotsioon on nagu elujõupais. Kujuta ette, et üle maa voolab selline veevõrgustik, mis toidab maad, toidab taimi ja kõik, mis seal nagu kasvab, eks ole. Ja kõik see on ideaalses tasakaalus. Ideaalne tasakaal tähendab seda, et vesi vuliseb piisavalt, kõik loomad saavad seda, kõik taimed saavad seda, kõik on veega varustatud. Ja nüüd keegi ehitab ette tammi ühele harule. See vesi, mis on nüüd seal tõkestatud, see muutub nireks ja kõik need, kes sinna tarbisid seal otsas, ei saa seda enam kätte ja seal hakkab peale siis närbumine, kärbumine. Aga teised jõeharud saavad vett juurde, ehk tekib ülevõimendus. Võib-olla tekib seal üluputus. Osad taimed hävivad. Osad mingisugused taimed hakkavad kasvama, mis enne ei kasvanud seal. Kas on mõistetav, mida ma tahan öelda? Ma tahangi öelda seda, et kui emotsioonid on nagu tammid meie energiasüsteemis, meie naadide süsteemis. Naadid on siis meie vitaalse keha energiastruktuurid. Ilmselt olete kuulnud akupunktuurist ja shiatsust ja sellistest sidamaistest viisidest, mille kaudu mõjutatakse siis erinevaid energiavoogusid meie kehas. Aga meil on veel peenem energiastruktuur, kus on 72 000 jõge. Ja kogu seda osa nimetataksegi naadide struktuur. Ja iga emotsioon, mis tekitab väikese paisu ja energia hakkab teistmoodi voolama. Ja kui see energia on pidurdatud, siis see, mis on seal otsas, ei saa enam piisavalt energiat ja seal hakkavad toimuma muutused. Ja need muutused kajastuvad meie füüsilises kehas, nagu füüsiliste muutustena. Nii et see on see peenmehaanika, mis on siin all, meie füüsiliste haiguste all. Nii et ära koristades need emotsionaalsed paisud sealt, hakkab energia, hakkab siis see vesi uuesti liikuma, hakkab uuesti toitma ja toimub paranemine. Et see on see peenem seletus siin taga. No samas ma usun, te teate ka vereringe on meil kõigil olemas, eks ole. Ja kõik teavad midagi trombidest. Teate, kui veri hüübib ja veresoon ummistub, siis ega verd enam sealt edasi ei lähe, eks ole. Ja kõik see ülejäänud keha, mis on seal teisel pool, jääb verevarustusest ilma lihtsalt. Ja seal hakkavad toimuma muutused. Nii et kaunis loogiline, ma arvan, on selline vaade. Ja Rain kirjutab, et vaata kui hea sõna on sõna nimi Rain Meelerahu. Väga hea raamat on, toimib tõesti ja olen palju oma elu selle kaudu muutnud positiivsemas suunas Jumala poole. No minu meelest Rain Meelerahu on saavutamas meelerahu, mis on väga hea sõnade mäng praegu, eks ole. Aitäh sulle, Rain, ja tagasiside eest.
Ja siis, kuidas bulimia seljatada tervislikult? Jah, meil on siin üks õpetaja, üks spetsialist, Aigi Vahing, kes on seljatanud bulimia tänu samadele tehnoloogiatele juba väga-väga ammu. Tema teab nüanssideni kogu seda teemat. Aga mis ma tahan öelda, on see siis ülesöömine või alasöömine, siis see on alati tegemist emotsioonidega. Alati. Sest kui me räägime motiividest, siis motiivid on emotsioonid. Tuleb meelde, ehk pilt seina peal on informatsioon ja see on neutraalne. Iseenesest on neutraalne. Kui tekib emotsioon, siis ta enam ei ole neutraalne. Nii et kui teil on ükskõik missugune probleem, mis on seotud söömisega, see on alati emotsionaalne. Ja ei tasu otsida enda mõtetest seda probleemi. Sest mõtted ilma emotsioonideta ei juhi. Ehk mootor ehk auto ilma kütuseta ei sõida. Nii et see jõud, mis viib läbi tegevusi, on alati emotsioon, see on see kütus. Nii et lihtsalt pane tähele, ehk kui sul on kalduvus süüa liiga palju, siis pane tähele, mis on see tunne, mis paneb sind rohkem sööma. Ja kui sa sööd liiga vähe, pane tähele, mis tunne ehk emotsioon paneb sind mitte sööma. Vabasta ära need emotsioonid. Vabasta ära lihtsalt. Kui tekib tühja kõhu tunne, siis see on juba füüsiline signaal. Ehk kui sa oled oma füüsilist keha harjutanud sööma rohkem, siis ta loomulikult tahab rohkem saada. Aga füüsilist tunnet on lihtsam ületada kui emotsionaalset tõmmet. Nii et kui emotsiooni ei ole, võib tekkida tühja kõhu tunne, aga kui sa ei anna sinna mitte midagi, kui sa sööd liiga palju, siis mõne aja pärast see kaob ära sealt. Ehk ta ei häiri sind enam. See juhtub kohe, see võtab natukene aega, aga juhtub. Lihtsalt tee endale selline eksperiment, võta iga päev vaatluse alla see oma eksperiment ja tee näiteks nädal aega või tee 2 või 10 päeva, niimoodi, aga süstemaatiliselt. Ja siis pane tähele, võta kas päevik, pane kirja, mis juhtus, mida sa tegid, millised on tundmused, millised on naistegud, kui palju sa see päev sõid, palju järgmine päev ja millal siis see söögiisu või emotsioon siis ära kadus. Pane kirja ja siis sa saad nagu kätte selle rütmi ja kui sa viid läbi, on sellega kõik korras. Kui nüüd inimene sööb liiga vähe, siis loomulikult on seal ka emotsioon, muidugi on ka mõte, mis ütleb või sätestab, et vot seda emotsiooni ma nüüd ei taha või seda pole vaja. Ja seal on tõenäoliselt häiritud ka söögivajadus ehk söögiisu. Kuid kui vabaneda sellest emotsioonist ja kontrollida ka söögiisu, mis on siis maos olev tunne, mitte emotsioon, ja soovida, et see käivituks uuesti, siis ta käivitub. Aga siin tuleb jällegi teha selline süstemaatiline, selline pikem enda eksperiment iseendaga, mitte pooleli jätta, vaid minna näiteks nädal aega või 10 päeva või 2 nädalat sellega edasi, võib-olla 3, sõltuvalt vajadusest. Ja võttagi selline siht ja vaadata, mis siis saab. Samamoodi pidada päevikut, kuhu kirjutada üles, näiteks millal ma sõin, kui palju ma sõin, milline emotsioon ehk tunne tuli peale, mida ma sellega tegin, milline oli tühja kõhu tunne ehk füüsiline tunne. Nagu pidada päevikut nagu selles osas. Ja niimoodi saate järk-järgult väga selgelt kontrolli alla nii oma üle kui ka alasöömise. Ja edasi, kui tekib emotsioon, kuidas saaksin tehnikaga vabastada? No
ikka tekib emotsioon, kui see tekib reaalajas, näiteks käigu pealt, eks ole, kellegagi rääkides, no vahest me tunneme, emotsioon kergib ülesse. Sa juba ju tead, et sul on emotsioon. Ära pane silmi kinni, ära hakka häälega rääkima, ma ei vaja sind enam, sa võid ära minna. Ütle mõttes, teades, et emotsioon on seal, kergib ülesse. Ja ongi läinud. Ma tegin niimoodi vaikselt. Seda on võimalik ka käigu pealt teha. Lihtsalt vajab natukene harjutamist. Siin võib samamoodi päevikud pidada, meil on seal 40 päeva väljakutse, oli jah, raamatus oli vist 40 päeva. Nii et võtke aga ette ja see on väga hea selline väljakutse. See loob süsteemi, süstemaatilisuse ja loob sulle ka harjumuse ja samas loob sulle mitte ainult harjumuse, vaid ka teadmise. See annab sulle kindluse. Ja see on nagu uue harjumuse loomine. Ja sellest on sulle ülipalju kasu kogu ülejäänud eluks. Et kui sa vaatad, kui palju sa oled püüdnud siin vahepeal võib-olla midagi muud proovida ja katsetada, siis sina tead, kui kaua sa oled vastu pidanud seda tehes. Võta endale üks korralik väljakutse ja pea vastu. Tee läbi ja vaata tulemusi. Ja ma arvan, et sa ei kahetse. Kuidas on emotsioonidel teadvus? Emotsioonide vabastamise tehnika nagu ka kontseptsioonidest vabanemise tehnoloogiad põhinevad Kriya Yoga saladustel meist endist. Ja üks Kriya Yoga selline saavutus, mida siis joogid saavutavad ja praktiseerivad ja saavutavad, on avastus, et teadvus on kõikjal olemas. Et nii nagu aatomite vahel on ruum, on ka teadvus kõikjal. Igal pool pole kohta, kus teda poleks. Ja iga nähtus, mis on sellest ruumist eraldi olev, omab samuti teadvust. Kuid osa sellest teadvusest on inertne, aga osa ei ole, vaid on aktiivne. Näiteks ka teil on olemas teadvus, sest me oleme teiega teadvel ja mitte minestanud. Nii et ka meil on see teadvus, universaalne teadvus kasutusel ja palju aktiivsemana võrreldes näiteks taimedega. Taimedel on ka teadvus. Ja ka emotsioonidel on teadvus, kuid mitte nii aktiivne, mitte selliste parameetritega nagu meie on. Nii et see tuleb sellisest sügavapõhjalisest teadmisest, kõike katvast teadvusest. Kui on võimalik sisemist segapuundart korrigeerida ja puhastada hinges, siis keha tuleb kaasa juba tasapisi ise, kuid vaim, kas tema on see üldine vaikus ja olemus, see tõeline mina? Ja see tõeline mina ehk vaim, vahest aetakse vaim ja hing ja vaim omavahel segi, on vaikus, on rahu. Nii et teil on kõigil see juba olemas, sest see sa oled. See sa oled. See on see, kes teab, et sul on mõtted peas, see teab, et sul on emotsioonid, see teab, et sul on seal minevik ja nii edasi. Nii et kui me räägime joogast, siis jooga viib inimese tema tõelise olemuse juurde, et inimene saavutaks vabaduse läbielamistest ehk kannatustest, et ta saavutaks vabaduse. Vabadus tähendab sõltumatust. Kuidas sulle meeldiks sõltumatus? Näiteks nendest eluasjadest, mida sa teed teistest inimestest ja kas sulle meeldiks sõltumatus? Külmast ja kuumast ja hammaste pesust ja no meeldiks, eks ole, kellele ei meeldiks. No vot, aga meil on ka sisemine osa, mis on samamoodi põhimõtteliselt juba sõltumatu, aga me ei tea seda.
Ja seetõttu on kriia joogas hästi oluline avastada see sõltumatu osa, et saavutada vabadus. Nii et see on väga oluline avastus ja tugi ja raamatus on olemas, kuidas avastada iseennast, tõelist ennast, on see tehnika on olemas. Ma ei ole raamatut lugenud, aga mu elu on põrgu mu peas. On üks selline, selle küsimus, aga selleks, et põrgut vähendada, osta raamat, hakka peale. Või oli kasu sellest, mida ma täna siin rääkisin. Nii et põrgu õnneks ei ole ainult sinu peas, see on palju teiste peades ja põrguks teevad meie elu mitte mõtted peas, vaid see, mida me tunneme ehk emotsioonid. Mõistad, sul võib olla tohutult palju erinevaid pilte ümberringi ja kui sa oled neutraalne nende vastu, nad ongi lihtsalt pildid. Kui sa ei ole neutraalne, siis on põrgu. Aga neutraalselt me pole emotsioonide tõttu. Siis on öeldakse tore raamat ja tänu on minu palve. Ja nüüd ma vaatan, et me aeg on otsa saanud. Vaatan korraks Vello või siin kirjutab, et kuhu peaks paigutama tahtliku naermise, naerujooga emotsioonidega toimetulekuks. Naer on inimkonnale andnud palju varem, kui tekkis kõnekeel, seega loodus ise meile kingad loomulike pingest vabanemise vahendi, head ja palju naerimist, mille kõigile soovib Naeruakadeemia. Naer on muidugi hea, loomulikult on ta hea, naer on ülivõimsa mõjuga. Ta tõstab üles tohutult palju energiat, aga samas naer ja pisarad käivad kõrvuti. Kas nüüd naer vabastab kõiki neid emotsioone, neid mitte mõningaid emotsioone, vaid kui me räägime erinevatest variatsioonidest, siis neid on mitte sadu, vaid neid on ka tuhandeid. Seda ma ei tea. Aga kui naer transformeerib kõik emotsioonid ära, siis on suurepärane viis. Siis õppige lihtsalt naer. Ja siis tõesti väga hea raamat, aga küsimus selline, olen umbes 1,5 kuud igapäevaselt tausta emotsioone ja siis vahelduva eduga jooksvalt tekivad emotsioone seisanud ja vabastanud edukalt. Nüüd aga vaevlen 2 päeva kohutavates alasel ja valudes, närvivalu moodi ja proovinud ka valust vabaneda raamatus toodud 3 sammu abil, kui tundub, et jään vastuseisu koha peal hätta. Või ehk on millestki muus mure, kas on ideid, mis võiks veel seljavalu osas aidata. Seljavalu on täiesti tavaline valu. Ma käisin kunagi mitu aastat tagasi Eesti ühe kuulsama seljaarsti juures, ma ei mäletanud, mis ta nimi oli, selle nii ammu. Ehk on veel elus ja aitab teisigi, siis ta lähen vastuvõtule ja õudne selga, ei saa ei astu ega istu, meeletu. Siis ta annab mulle siukse õhukese brošüüri, siukene õhukene, võib-olla 10 lehte. Ja siis istun ja vaatan otsa ja siis ta ütleb, et vastuvõtt on läbi. Siis ma küsin ta käest, kuhu ravi jääb, siis mingid asjad. Siis ei, loe sealt raamatut, seal on kõik kirjas, ma spetsiaalselt panin kirja kõik. Ja tema ütles niimoodi, et vaata, inimene pole üldse loodud käima 2 jalal, ehk anatoomiliselt peaks ta käima 4. Et kui ta 4 käiks, siis seljavalusid ei oleks. Aga et ta käib 2, siis seljavalud lihtsalt kaasnevad nagu kaasproduktid, see on see lõiv, mida me maksame 2 jalal käimise eest. Ehk anatoomiliselt ongi niimoodi. Mis nüüd puudutab seda teemat, millest siin Ann kirjutab, siis vaadake, ma toon veel ühe näite. Üks vana õpilane, ta on ka eakas juba, mitu aastat tagasi peale emotsioonide vabastamist avastas, et tal on nüüd õlg tuksis. Kõik käsi ei liigu enam hästi ja nii edasi. Ja siis uurisime asja, milles point on, ja siis talle tuli meelde, et kui ta oli seal mingi 7-8 aastane, siis ta kukkus õlaga nii tugevasti, ta venitas ära enda kõõlused ja käsi oli väga pikka aega haige. Ja mõne aja pärast käsi enam ei valutanud. Ja see sama valu tuli nüüd mitukümmend aastat
peale seda sündmust tagasi. Kuhu me siis jõudsime? Me jõudsime tegelikult teaduse juurde, uurides seda teemat, ja teadus ütleb niimoodi, et kehal on võime valukolle isoleerida. Ta isoleerib seda läbi erinevate lihaspingete, mida ta tekitab selleks, et valu mitte tunda. Ja siis jääb mulje, et valu ei teki või valu pole enam. Ja ma vaatan, et Annil võib-olla on täpselt samasugune asi juhtunud, et kui ta on vabastanud teatud emotsioonid pealt ära, siis ta on jõudnud sellesse kohta, kus tal on varratult olnud seljavalu. See on umbes niimoodi, et kui sa võtad vana tapeeti maha, siis lõpuks avastad sealt selle kõige esimese. Mida sellisel puhul teha? Sellisel puhul ma soovitan meenutada seda olukorda, millal seljavalu võis tekkida, üleüldse kõige esimene seljavalu, et mida ma tegin, mis see võis olla. Juhul, kui meenutamine ei tule välja lihtsalt, siis ma soovitan kasutada sellist meetodit, mille nimi on kiire vastus. Võib öelda kiire küsimus, kiire vastus. Mis see tähendab? See tähendab seda, et sa ei mõtle selle üle, mis sul seal seljavaluga on ja kus sa selle said, vaid sa esitad küsimuse. Kust ma selle sain? Ja sinu enda mõistus annab koheselt vastuse. Mitte, et see vastus on sul läbi mõeldud, vaid see, mis automaatselt tuleb, see ongi vastus. See ongi õige vastus. See on selline meetod, mis töötabki alateadvusega. Ehk alateadvuses on kogu informatsioon kõikidest sündmustest, mis iganes on juhtunud sinu elus, seal on täpselt kirjas. Ja nüüd, kui sa saad sealt vastuse, siis see vastus annabki sulle teada, mis sul seal sellega on. Ja see vastus sisaldab alati ka emotsiooni. Ja nüüd, kui sa vaatad, tuli selline lause välja, siis sellega kaasneb emotsioon. Ja see emotsioon tuleb täpselt samast kohast, kust tuli see lause, ehk samast teemast. Ja nüüd, kui sa hakkad vaatama, et kõik on täitsa peetis, eks ole, et aga mis emotsioon sellega kaasneb, mida ma tunnen? Ta avastad, ja vabasta see ära ja vaata, mis saab. See on natukene selline täpsem selline või sügavam emotsioonide vabastamise tehnoloogia. Ja selleks, et seda teha, peab olema hea kogemus, aga ma näen, et Annil on see kogemus olemas. Nii et võib-olla on ka kellelgi teisel. Nii et kasutage ka seda varianti. Ma loodan, et ma rääkisin ka mis täpselt ära, et kui te salvestust vist jagatakse teiega, et siis sealt saate selle täpselt nagu üle kuulata. Ja ma vaatan korra veel siin, kui tuleb küsimusi, kuulge. Meil on aeg lõpetada, aga see läheb alati üle, eks ole. Ma vaatan, mida Dorothea meile kirjutab, et tänan tõlke eest. Ma tahan veel kord korrata seda, et ärge väga nagu pingutage selles mõttes, et kus kohas emotsioon asub, kas ta nüüd on päris keskteljel või ta on natukene parem, on natukene vasakul. Ehk seal, kus sa teda tunned, seal ta ongi. See kesktelg on sisse toodud selleks, et oleks orientiir. Aga mitte selline, see ei ole selline orientiir, mis on selline, kuidas ma ütlen teile, nagu vahest maid jagatakse, eks ole, et see joon jookseb täpselt siit, et see ei ole natukene siiapoole. Et see on ala.
lihtsalt kus sa vaatad, et sulle ei tuleks mõtted pähe, et oi, mul on mingi emotsioon siin nina otsa pea praegu, eks ole, ma tunnen praegu, et see on siuke emotsioon, eks ole, et ei kaotaks orientiiri või oi, mul on õlas emotsioon näiteks või kusagil siin parema külje sees, et ikkagi vaataks keskele poole keha sisse. See orientatsioon on siin oluline, sest emotsioonid luuakse siin keskel. Nad genereeritakse siin. Kas ta natuke siiapoole, natuke tännapoole ära näe vaeva sellega, eks ole, et siin täpsust kasutada, sest see üleliigne täpsus ei ole vajalik. Pole vajalik. Ja. See on midagi juurde. Nii et kui ta natukene eespool või natukene tagapool, no las ta olla. See tekitab kahtlus, et kas ma ka teen õigesti ja kas ta ikka, äkki see polegi emotsioon ja äkki mul on siin veel midagi viltu, tšakrad on kuidagi teise kohta kasvanud või unustage see ära, see teeb kõik keeruliseks, eks ole. Ja kasutage mõlemad tehnikat loomulikult, milline parem on. Üks on selline humaanne, mis ütleb lihtsalt, et keegi tuleb sisse, et ma ei vaja sind praegu sõud ära minna. Teine on põhineb rohkem füüsikal, mis ütleb niimoodi, et liigu ja sure nüüd ära. No piltlikult, eks ole. Ehk energia lakkab olemast empiirilises kogemuses, kui ta enam ei liigu ja täiesti liikumatuks. Nii ja Eveleen kirjutab, et ja jälle juhtus, et tulid just täpselt õigel ajal ja õigel kohal, pole midagi juhuslikku siin ilmas, raamat hää ja juba kapsaks loetud, nagu ka esimene, aitäh, et oled ja abiks tuled just alati õigel ajal. Aitäh teile ja tagasiside eest. Mul teeb alati head meelt, kui inimesed saavad paremateks ja ise teevad seda. Sest selle raamatu eripära on ka see, et sa saad seda teha ise. Et sul ei ole vaja kedagi kõrvale. Aga samas, kui nagu hulluks läheb, siis ikka on vaja kellegi teise abi ka, eks ole. Aga kui hulluks läheb ja sa püsid endiselt tead veel, siis sa tead raudselt kohe. Esimene asi vabast emotsiooniks, mida sa tunned. Sest hulluks ajab olukorra alati emotsioon, sa teadki meelde, mõte on neutraalne. Ja suur aitäh, katsetan kindlasti teban. Üks küsimus veel, kas pikali emotsioone vabastades on mingid ohukohti, kui selline näiteks istuda ei luba, siis ta kirja. No ei ole ohukohti olemas tegelikult, kuid kui me räägime joogast, kriia joogast, siis joogas tehakse kõiki selliseid energeetilisi harjutusi sirgelülisambaga. Sirgaga selle pärast, et ja istudes tooli peal või ma ei tea, jalgade peal, kus keegi saab istuda. Sellepärast, et energiad liiguvad alt üles, ülevalt alla. Ja siia juurde tuleb ka gravitatsiooni mõju. Ehk maa külge tõmbe jõud. Ja sellel põhjusel tehakse siis kõik kokku tehakse ikka kas püsti istudes. Aga kui nagu ei saa, no tee pikali, pole ka hullu midagi. Ja ka eriti esitas nüüd väga hea sellise küsimuse, et kui ma ei oska emotsioonile nime anda, kuidas siis ära annagi nime. Lihtsalt ütle emotsioon või see tunne. Ütle see näiteks. Ei ole vaja emotsioonidele nimesid anda, sest see on keeruline. See on keeruline. Teiste pealt me näeme küll, mis emotsioonidel on, aga meil endal on väga keeruline aru saada, mis meil peal parasjagu on. Ja emotsioone on ju 100+ erinevat meie igapäevases elus. Kosuge natukene, vabastage rohkem ja siis juba tehke järgmine samm, kui tahate emotsioone nimetage. Harige ennast ka selles osas. Aga aitäh teile veel kord tulemast ja soovin talle head õhtut ja süvenege, lugege või mitu korda raamatut ja lugege kapsaks ja joonige alla ja tehke mida iganes, et saada abi.
nii et veel kord head õhtut, aitäh tulemast ja jääme järgmiste kordadeni. Kõike head teile.